Ahoi kotkad, mis toimub siis? Natuke paremad uudised. No näita neile, Timmu, näita neile, Timmu, nägite või? Loom sai palju lihtsamini püsti ja saba liputab ja vaatame nüüd, kuidas loom liigub. Me siin tegime natukene trikitasime teda, tegime enda moodi ravimist, et kohe räägime sellest lähemalt. Aga vaata, kuidas loom on juba aktiivne, saba käib, enam ei ole nii hull see asi, võib öelda, et 90% terve. Nii, noh, joks. Näe, vaata, kus paneb. Näe, nagu hobune. Väga hästi. Ehk siis, mis siis tegime? Noh, ma hakkasin nagu mõtlema ka, et no ei saa see loom terveks. Et no siin peab midagi olema ka lisaks veel sellele, et tal mingisugune vigastuse väsi oli, toitumine või midagi, me ei tea ju. Ühesõnaga, kõik need koerakrõbinad ja värgid ja need on ju tuugalt süsivesikuid täis. Seal on küll jah, mingid loomade vitamiinid ja asjad ja värgid ka sees, aga no tegelikult seal on ju valku ja liha ju jumala vähe ja need koerakonservid ja kõik. Mis tegime siis? Panime looma hundi dieedile. Loomal hundi dieet. Sarnane nagu inimestel keto. No mis see hundi dieet on siis? Hunt ei saa ju iga päev metsas süüa. Paastus paar päeva ja siis hakkasime andma talle nagu toorest liha ja küpsetatud liha ja maksa ja niisugust värki süüa. Ja kohe 2 päevaga oli paranemist näha. Sellega on muidugi niisugune asi, et seda ei tohi pikaajaliselt teha, sellepärast et koer ei ole ikkagist sama, mis päris hunt. Et aastatuhandetega, kui ta hundist koeraks arenes, ju on asjad muutunud, et nendel tegelikult on vaja ka juurviljasid ja seda kaltsiumit ja igasugust niisugust värki, mida hundil nii palju vaja ei ole. Ja nüüd lähme jalutame koera, ta peab ikka, kui ta ainult pikali on kogu aeg, siis need puusad ei saa liikuma. Natuke aega teeme talle seda paremat toitumist ja siis me peame talle hakkama andma, noh, ikkagist neid krõbineid asju ka, kus siis on need asjad kõik sees. Aga täna ilus ilm, lähme baaslaagrisse. Me ise oleme ju ka eriti ka ketodieedil. Teeme seal nii-öelda ketosõbralikku toitu. Loom ka. Noh, loomale seda toitu me ei anna, aga näe, vaata, kui hea tal on juba, vaata. Juba käib ringi. Kohe hea meel, ma juba mõtlesin mingi hetk, et issand, sellest loomast ei saagi enam asja, aga ei, kõik on hästi, tubli loom. Me teeme üks päev veel siin ühe video, kus jah, loom veel noor on. Näitan teile ühte videoklippi, kui loom veel noor oli, mis mul eestikeelses kanalis ei olegi üleval. Nii palju siis sellest, et jah, loom on natukene rohkem valgu ja rasvasema toidu peal nüüd ja kohe terve ja hakkame juurikaid värke ka andma, aga praegu pikalt ei plärise. Paneme metsa minema. Mul on siin abe vahepeal maha, et nagu panite tähele, ja õudselt jahe on kohe, tuul puhub lõua peale, aga selleks on meil ju olemas nüüd, kes veel ei tea, meie logoga need sallid, pannud peale, tuul ei puhu lõua peale, mingi e-poodi tuleb osta, meid toetada, endale kingitus teha või kellelegi sõbrale, meie fännile, tuttavale kingitus teha, mis meil veel on sellised logoga seljakotid siis. Paneme mõlemad need ka praegu selga, et kraam metsa viia ja metsas vaatame, mis meil veel e-poes müügil on. Nii et lähme, liigume laagrisse ära.
et siin on mingi elukas käinud uudistamas ka. Jäljed tulid siia sisse, võib-olla on käinud siin pikutamaski, kes teab. Ja läinud siit. Siin on nagu rebase või kährika jälg või on ikka nagu tundub. Ei oska öelda, meie loom tuleb ka siia vaatama, mis elukad siin all on käinud. Hiired või värgid. Ja vaatame korra siia. Ta on läinud siit tagant ka. Käinud siin tiirutanud. Jah, siit pole sisse vajunud selle suure lumega lumin alla. Pole ära vajunud, aga nüüd mis teeme siis? Mis plaan oli süüa teha? Salatit. Mis asja? Salatit. Millist salatit? Kana salatit. Kana? Ja mingid asjad veel. On seal salatil mingi nimi ka või? Ei ole. Kanasalat Kairiti moodi. Jah, täpselt. Hea küll. Ma muidugi mingi kord võtsin kaardid välja siit. Mõtlesin, et järgmine kord panen tagasi rajakaameratesse, aga nüüd on juba mitu päeva veninud, ehk siis need jäljed, mis siit jooksnud on kaamerate juurest läbi, seal midagi peale ei ole. Nüüd panen kaardid sisse, et siis järgmine kord on teile midagi näidata jälle, mis elukas siin kaameras jooksnud on, aga loom, tubli loom, liigub juba nagu hunt. Et ei ole midagi natukene alla võtnud, on siuke kõhna vend, aga see tuleb võib-olla kasuks selle tagaotsa ravimisel, et see raskus kergem on, et praegu on meil siuke kõhna 50-kilone loom, et muidu ta oli ikka vähe priskem, aga ei ole hullu. Varsti läheb jälle, isu tuleb tagasi ja hakkab jälle rohkem sööma ja kui terve on ja täitsa terve ja siis on temaga jälle korras. Võt nii, aga okei, mina hakkan siin lõkkevärki ette valmistama ja Kairit siis võtab komponendid ja hakkab lõikama, et kohe vaatame, mis siis sinna sisse läheb. Et siit on ka joostud siit ülevalt alla ja risti-rästi igale poole. Järgmine kord pandud siit neil need rajad lähevad, kus lakupuu juures siin on. Jah. Ja kui ma siin juba olen, vaatan jõe äärde ka ühe kiirema voolulise koha poole, et ma tegelikult saan vorsti nüüd juba täitsa jõe peal kalastada, et siin on nii tugev jää juba niisuguse rahulikuma vooluga kohtadel kindlasti peal, et siin ei olegi ühtegi kohta lahti enam, kõik on jääs. Siin on jälle hüpanud keegi huvitavad jäljed. Et tegevust on, siin seda tegevust on näha hästi, kui vahivärki. Siin on vist olnud rebane või midagi sellist, sellepärast, et siin on need keegi ära söödud, kikutud puruks, sulgi täis. Või äkki see ilves, mis meil siin oli või? Ei tea, mis elukas see siin murrab niimoodi. Siin on igal juhul jah, jälgi kui palju, aga nüüd me oleme selle meie lähedal oleva jõe osa ühe kõige kiirema vooluga koha peal ja nagu näha, siit on elukas ilusti jää peale läinud. Siin on väga kiire vooluga koht. Siin on näha ka, et siin on alles veel vesi lahti vist olnud, et lund ei ole peal, aga jah, jõgi on nüüd nii jääs, et ma mingi päev tulen vaatan, aga see käib ikkagi niimoodi, et kangiga peksad niimoodi ees iga sammu ette, sest et siin neid keerukohti värke on, et kuskile ei astu peale, kus kangiga ette ei peksa väga kõva löögi. Muidu ei julge tulla peale. Aga ma muidugi ei tule ka siia, kus see kõige kiirema vooluga koht on, et ma mäletan, kus on aeglase vooluga kohad ja sinna ma julgen niimoodi minna, aga okei. Jäingi nüüd jutustama siin seda kaarti kaamerasse tuues, et lähme vaatame, mis see Kairit teeb seal üle ajal. Nii, siin on komponendid siis. Pann, see labidas kaus tomatit, võid, 2 väikest kaussi veel, broileri maitseaine, punane sibul. Kõva juust. Mis kõva juust? Kõva juust, sa ei tea sellist asja nagu kõva juust. Hästi kõva juust või? Kõige kõvem juust. Kurk. Ja, nii siin tuleb kähku teha, kõik jäätub. Kana. Broileri rinnafilee. Majonees. Majonees.
Hiina-kapsas. ja söögirelvad. Ja need, ei, sa ei tea, mis need on. Neid nimetatakse nahkhiire tangideks. Mu ema kunagi püüdis nahkhiire köögis kinni nendega päriselt. Nende samadega ja siis andis need mulle. Okei. Nii et nendega on nahkhiir võetud tiivast kinni. Siis seal taga teeb. No nii. Võiks parem olla platvormi peal kui lume sees. Loom on meil ikka siin püsti. Nii, ja mis siis veel on? Tegelikult jah, on meil sarnaseid müügil ka. Meil on ilma selle kirjata küll, aga sellised on meil müügil jälle veebilehel. Saab kahtepidi kasutada, kas snäki alus. Panete viinapitsi 2 õlut või Coca-Colad või mis iganes justud, värgid, möllud peale. Ja teistpidi saab kasutada siis lõikelauana lihtsalt. Minge jälle e-poodi, toetage, ostke. Ja siin peal ma nüüd lõikama hakkangi ju. Varsti tulevad ju igasugused tähtpäevad ka. Noh, sünnipäevasid on kogu aeg, aga ma mõtlen emadepäevad, igasugused muud tähtpäevad, vabariigi aastapäevad, värgid. Tahate ju kiluvõileiba siukse pealt süüa vabariigi aastapäeval. Ostke ära, toetage meie tegemisi. E-poodi pood.peregalooduses.ee ja siin video alla muidugi ka link. Aga selge, sina hakkad lõikuma, mina hakkan tuld tegema, tegin siia platvormi juba. Noh, meil ei ole palju vaja, väike tuli selle kana praadimiseks. Siin mingid toored vitsad, mis mul olid pandud siia kuivama. Tõssin lihtsalt siia alla. Päris lume peal ei saa teha ja otsin natukene kuiva risu. Ja vaatan, kas saan selle tule käima nüüd siin, et siin on jah värskelt ka kukkunud koor muudku kukub. Ma vaatan, huvitav, kas siin vahel ka, see on nii jää, kättegi üraskit või midagi on. Ma pidin tegema mingi video, kus ma proovin, olen juba teinud paar videot, proovin erinevaid neid nii-öelda söötasid, alternatiivseid, kui tõuku ei ole. Et üks variant oli ju ka seda üraskit proovida. Ja keegi rääkis seal, et üraskit leiab ka talvel. Noh, mina ei ole teda talvel otsinud ennem, aga eks teda keeruline ongi, kui kõik on jääs. Aga no selge, teeme tule ülesse ja siis vaatame, millega teeme tule ülesse. No nii. Ja jälle meie e-poe kraam, millega tuld teeme. Vot, selline asi. Logoga ja puha nahk selles, küll kunstnahk muidugi, jah, see pole päris nahk. Vutlaris ja sükene tulepulk siis päris normaalset mõõtu ka, ei ole mingi väga väike. Et e-poes müügil, kui tuli hakkab ära kustuma või natuke lisavärki vaja vunki, paned kohe pika toruga, puhud juurde. Aga jaa, kohe e-poes olemas, tellid täna, paneme kohe täna teele või hiljemalt homme paki teele. Kaabits ka, kõik ilusti kaela riputatav värk ja teeme siis selle tõmbe nii-öelda ära ka. Vaatame, kuidas töötab. Et mul on siin mingid takud uusti, väga hea selle, pehme sellega ta on, pehme selle metalliga. Et hästi hea süke. Aga jah, teeme selle tule üles ära, panen kiiresti oksad peale ja kui see takk ära kustub mul siin ja siis vaatame edasi, mis see Kairit tegi siin. Hästi külmude näppudega lõikamine käib, ega meil on siin kogu aeg ju. Väga harva, kui alla -10 on. Ja tegelikult jah, lõikab salati ennem valmis, aga tegelikult mul on kohe kana ka vaja, sest et ma panin siia pakkuda vahele selle tule meelega niimoodi, et saab panni siia peale toetada ja siis lihtsalt suitsu tuleb hurku, saab leegi peal teha, me hakkasin mingit sütt ootama, kaua see kana praeb, no. Ei tule ju väga suured tükid ka ja siis saame niimoodi jah, siin hakkama. Teine loom ikka tahab jah, seal varju all olla ja niimoodi. Siuke teema siis. Nii, võitükid ja kohe kannad ka panni peale, siis läheb broileri maitsaine peale ja panen ta kohe sinna tule peale. Viimane tükk kana lõigatakse. Ja on nüüd see maitseaine juba ka siin peal ja vaatame siis, paneme lõkkele. Ja vahepeal sudib siia siis oksa alla, kui vaja. Ja see kana hakkas juba siin panni külge kinni jäetuma mingi moment. Mis ma siin tegelikult veel tahtsin näidata nendele YouTuberitele, kes kasutavad ka, siin juba kõik kasutavad neid DJI kaameraid. Ma tahtsin näidata tegelikult seda, et tahtsin metsa vahel ragistades ja nii mul on õnneks läinud, et siin pole vastu oksi kuskile siin ära kaotanud seda, et ma olen seda mikrofoni paar korda kaotanud, aga niimoodi teistmoodi kaotanud. Et lihtsalt on pand kuskile, ei mäleta enam, kus ta on, aga nüüd on ta mul nii-öelda turvatud tegelikult niimoodi ära,
et ma puurisin siia väikse augu sisse sellele klambrile, kus siis nöör on läbi ja see on nüüd haaknõelaga siin küljes. Ja siis ta läheb mul niimoodi siia krae külge või siia taskuserva külge niimoodi. Ja kui nüüd kuskil oksa küljes peaks ära tõmbama, siis ta lihtsalt nii-öelda jääb siia rippuma ja kuskile ära ei kao ja see on väga tugev nöör ja natukene tummisem niisugune haaknõel ka, et soovitan ka teha, et siis ei kaota neid rohkem ära. Vot niimoodi, aga vaatame siis. Siin hakkab juba temperatuur üles minema, siin tuleb segada, mellata teha juba kogu aeg. Saame sellel võil ära sulada siin keskel ja no elukal ka ja mõnus. Aga jah, ma ei saa siin niimoodi tegeleda, kui mul omal samal ajal kaamera käes. Vaatame siis, kui praadind on, mis edasi saab. Nii, kana on nüüd valmis, aga meil siin asjad kõik külmuvad juba, nii et kõik on üksteise küljes kinni siin juba ja siin hakkasid juba salati komponendid ka nagu jäässe minema. Et siis, mis siin ikka, võtame, paneme kaussidesse omal asjad ja hakkame sööma. Et kuidas see oli? Eks sa serveeri ise üks täis, sa tead, kuidas sul mõte oli? Tead. Ma ei tea, kuidas see sul mõte oli see asjaga. Muidu oleks siia pannud, aga ei mahu ju. Aha, see palju. Jah, see palju. No siis kõike kokku ühe sõnaga ja juustu ka peale, on ju. Kui palju staad? No ma ei oska ütelda. Väga palju. Veel või tahad rohkem vegan olla? Ja siis, mis siin läheb siis? Tegame läbi selle lihtsalt niimoodi. Ja juustu värki. Kõva juustu. Kõva juustu, hästi palju kõva juustu. Mulle maitseb kõva juust. Sa pole kunagi seda söönudki, sa ei teadnud, mis ongi. Ja ma tean seda nii-öelda juustufirmat, ma olen snäkina teda söönud seda koudet. Nii, ja majonees, kui see pole veel ära külmunud. Meil siin tõesti jah, on natukene keerulised olud. Aga mis sa teed? Täitsa vedel. Nii. Jah. Ja nüüd segad endale selle. Okei. Läbi. Tood veel. Nagu ma rääkne. Aga mis me siin ikka? On siia. Vaatame. Potutid. Kana ka panid ikka. No, tavaline ketovärk, mis ma ikka oskan öelda. Hea ketovärk. No, see juba läheb tubli. Kähku sööma enam, kui jäetub. Ma maitse ise ka kiiresti minu kausist enam kui... Kuule, ma tean, mis ma ütlesin. Sa tead juba või? Ma tean, mis ma ütlesin. Mis see kätte sai siit? Lüppab siin. Väga hea. Tubli, Kairi. Tubli. No võt, ega me sööme siin ära ja mis me siin ikka rohkem oma söömist näitame. Et minge e-poodi, ostke kraami, subscribe, like, kõik need head jutud, asjad ja kerige magama ära, kratid. Näeme järgmises.